oota koerad. Nii. Tead, augustikuu juba ja on külm. Ja, hommikul oli 11 kraadi. On osa 5. Ja täna ei hakka pikalt heietama. Lähme kohe asja kallale. Ühesõnaga me hakkame külmkapi sahtlit ehitama. See ei olnud väga raske. See ei olnud raske. Välja arvatud see, et me käisime depos ostma sahtli siine. Ja sellega läks natukene. Või nagu tegelikult siis, kui me depos käisime, siis me ei teadnud, et meil veel nii keelesti läks. Ja. Me läksime deposse, seal on odavad siinid. Mis toimub? Mis toimub? No jälle tegime valesti, noh, mis seal siis? Mida me valesti tegime? Ossime valed siinid, sellepärast, et siinidel ei olnud pakendit. Ja kus me need ostsime? Depo. Ja miks me need sealt ostsime? Sest need olid jaad odavad. Nii. Nüüd ostame ikka tappel. Kristin, kas sa arvad, et need on nüüd õiged? Ma loodan. Aga kuna siin ei tea samuti, et mis hinnaga need on, siis loodetavasti on nad 17. Mis on umbes 10 euri kallim kui depos. Ja ostsime need kallid siinid ja siis me olime kokkuvõttes raisanud kallide siinide raha ja siis veel odavad sinna otsa. Siis tuli hakata seda põhja. No põhi oli tavaline vineer 12 igaks juhuks, sest meil oli suhteliselt raske külmik. 14-15 kilo umbes, tühjana. Sellele tuli ehitada ääred. Ma ei saa öelda, et need ääred läksid nagu allapoole. Me tegime talle nii-öelda ääred või kõrvad. Ehk siis me võitsime selle ääre jagu mõlemast otsast ruumi. Ja neid ääre ehitas Kristin. Mina saagisin sulle need. Sina puurisid kinni need. Möllasid seal. Siis me läksime seda bussi sisse proovima. Siis me tõmbasime need siinid. Siinid olid juba kapi küljes. Tõmbasime siinid välja ja panime selle plaadi sinna sisse. Natukene pidime jukerdama. Vahepeal peaalas pidi puurima ja ühte teist pidi proovima. Aga siis me tegelikult hiljem saime midagi teada. Ja, saime teada, et need siinid käivad nagu lahti ka, et see kapi küljes olev osa jääb nagu sinna kapi külge, nagu ühe osa ära võtta ja siis lasta nagu normaalselt sinna ukse külge, et sa ei pea seda sahtli põhja seal nagu siinide vahel seal kapi sees hoidma kinni laskmiseks, et sa võid seda näite eraldi ka teha, aga meil pole tõrna aimugi, et need siinid niimoodi lahti käivad. Ja siis testisime, libises algul ta jäi natukene jooksis kinni, sest et ta oli kuidagi 8 omadega. Aga siis me selle saime ikkagist lõpuks korda. Külmkapi saime põhimõtteliselt peale, sahtel töötas ja julgesime edasi liikuda. Ehk siis kõik need uhked seinad, millesse kapi avad olid lõigatud, need tuli siis ka kinni liimida sinna külge või kinnitada. Algselt olime plaanis need kruvidega lasta, aga nagu päris tihedalt. Aga lõpuks me jäime ikkagist selle juurde, et me laseme ainult nurkadest need kruvidega kinni ja ülejäänud liimime. Selle kõrge kapi ja madala kapi vahele me lihvisime neid vineere ja siis selle pealmise vineeri ühe külje, sirge külje, mis pidi teise vineeriga kokku minema, seda lihvisime vist liiga palju. Et sinna jäi, need ei jooksnud ilusti sirgelt, vahepeal üks läks nagu... Ja siis Ragnar ütles, et pole hullu, sobib ka nii. Mulle ei sobinud. Proovisime meie jaoks uut süsteemi PVA liimi ja saepuruga, et täitsime seda prigu, mis meile siia nüüd loodetavasti, kui üle lihvan, siis peaks toimima. Tuli leiutada, YouTube aitas ja siis leidsime, et PVA liimi ja saepuruga saab prigusid täita. PVA lased sinna prigusse ja siis hõõrud saepuruga pealt selle PVA sinna nagu sisse. Ehk siis meil oli lihvimistolm ja siis ma mökerdasin selle prigu kinni. Ja peale saepuru ja PVA liimiga möllamist siis me värvisime üle. Kristin värvis. Tõsime selle kasuks, et me ikkagist paneme külge ära ja siis värvime, et vähem mökerdamist pärast on ja kuna valged kapi seinad on. Et siis pärast, kui sa hakkad seal midagi suruma kinni liimimist, siis võivad valgele seinale jääda kolledad jäljed peale. Me lasime nurkadesse valge peaga kruvid. Aga need me lasime ka hiljem. Panime ta esialgu nurkadest kinni tavaliste väikeste kruvidega, siis liimisime ta sinna külge, siis lasime kruvid välja, siis värvisime ära ja siis lasime valged kruvid alles nendesse aukudesse sisse. Ja selle jaoks, et värvida, siis kapi avad sisemised küljed pidi kõik ära teipima, et sinna värvi ei läheks. Kapid olid värvitud ja siis oli aeg järgmiseks puidutööks. Ma ütlesin eelmine osa ka, et me ei pääse sellest puidutööst. Sellest pidanud ammu tegelikult juba valmis olema.
pikendus. Selle pikenduse skelett oli mingi hetk meil valmis tehtud. Seda ei olnud mõtet filmida, sest see oli täpselt samamoodi nagu kõik diivani ja kõige muuga. Seal oli see probleem, et see raam jooksis sinna küljeukse sinna piilarisse või sellesse posti sisse ja ta oma originaallaiuses brussiga ei lähe, ehk siis sinna ma pidin tegema väikse kumeruse sisse. Küll ma seal saagisin, siis peitliga möllasin, siis püüdsin lihvida midagi. Ilgelt mudisin seda, aga lõpuks ta ikkagi tuli juba piisavalt kitsas niimoodi, et ma sain sellest piilarist mööda ja siis lõpuks lihtsalt hästi palju tallaga möllates seal ja lihvides siis sai ta nagu ilusaks ka. Siis me proovisime ta sinna põranda külge kinni lasta. Ta oli igat pidi kreenis. See oli nagu täielik 8 oli see. Põrandasse kinni laskma, siis suruma ta sirgeks ja siis laskma sinna olemasolevasse raami kinni, et ta püsiks sirgena. Väljapoole tuli ka teha see vineer, aga see nagu Ragnar lõikas liiga palju ära ja siis jäi üks kolmnurk, mida ma tahtsin ikkagi ära katta. Otsisin üles selle kolmnurga, mis ta sealt välja lõikas. Võtsin PVA liivi, pitskruvi, liivisin selle sinna PVA-ga kinni ja siis tegin seda sama tehnikat, mis me selle priguga tegime, et ma panin sinna vahetesse PVA-d ja siis tegin selle saepuruga ära. Voilà! Tükk tagasi. Seal ma olin juba nagu professionaal ka rohkem. Sellega on ainult see probleem, et seda ei ole videoga. Seega sa võid siin kõva juttu rääkida, aga tõestust pole. Sina tõestad. Mina ei tõesta midagi. Ma lihtsalt tunnistan, et seal oli auk. Mida enam ei ole. Ja nüüd ei ole. Kuidas sai kinni? Ega siis sellega põhimõtteliselt pikendus lõppeski. Kapi uksed on ka vaja teha. Need, nagu me eelmises osas rääksime, need olid siis nagu sahtli stiilis, ehk siis nad läksid sinna augu peale, mitte augu sisse. Kapi need plaadid olid, või need uksed ise olid meil valmis lõigat, aga me tahtsime kuidagi nagu uksed nagu erilisemaks teha. Tegelikult me juba suht varajases staadiumis teadsime enam-vähem, millised me neid uksi tahame teha, aga nüüd oli see aeg, kus oli vaja neid reaalselt teha ka, ehk siis me tahtsime kapi uksed matchima panna siis nii-öelda laega, ehk siis me tahtsime need samasugused sooned sinna kapi ustele sisse teha ja siis me panime kõik plaadid maha. Tähtis oli veel see, et seal kohas, kus on 4 kapi ust, ülemine ja alumine, nende jutid kattuksid. Aga selle jaoks, et need valmis teha niimoodi, see oli üks pikk õhtu. Mul olid ainult valusad põlved, aga Ragnaril oli kadunud närvirakud ja käsi värises pärast järgi, sest selle töö ajal ei tohtinud väriseda. Ehk siis jah, me panime kapi need uksed sinna penoplasti peale ja Kristin hoidis ainult latti mul ees ja siis ma selle äärest pidin siis freesiga tõmbama. Aga selle freesi ots oli nii peenikene, millega me tegime, et see soon hästi ilus tuleks. Kui seal natukenegi käsi vääratab, siis see jutt läks kohe kõveraks. Mõni essikene tuli sisse? Ei, no see ei ole essike, see on käsitöö. See on kunst. Aga üldiselt, kui üldpilti vaatad, siis sa ei leia neid. Ja kapi ukse ääred reisisime ka ümaraks, et ei oleks kandilised, et see üleminek oleks. Ta oli hästi terav, et tõmbasime lihtsalt ümaraks. See oli minu esimene kord freesimasinaga tööd teha. Algus oli hirmus, pärast oli lõbus. Et see saade jälle võib-olla, ma ei tea, kui pikaks meil läinud on, et see liiga pikaks ei läheks, siis võtame oma viimase teema. Seekord lõpetame sihukesel teemal nagu sisemised touch-upid. Ütleme nii, siia kohe alustuseks ma võin öelda seda, et ma sain suht hästi õppetunni, et kui madal see buss on. Või et seal bussis ei saa püsti seista. Ma tulin koju, Ragnar oli lolliks jäänud. Au! Ma ütlen ausalt, see pauk tõmbas korraks pildi mustaks eest. Seda vist on videost näha, kuidas ma koperdasin tagasi. Aga ei, töö jätkus, läks edasi. Ja mida ma tegin? Ma tegelikult tegin seda, et siin need suure kapi sisemised seinad ära. Ehitasin sinna 2 väikest brussi tükki, panin juurde, et selle jaoks, et saaks kinnitada selle riidenagi põhimõtteliselt, või riidepuu. Et nende jaoks tegime lisatoe sinna sisse. Mis me veel tegime? Siis vaatasime, et külmiku kohale jäi täpselt natuke ruumi, et saaks panna sinna ühe kitsa sahtli või mitte kitsa, madala. See tavaline need garderoobide süsteemid, mis on. Mahutasime täpselt sinna külmiku kohale, siinid, ja saime jälle ruumi juurde, kuhu panna nuge, kahvleid. Panipaiga ruumi saime juurde. Mahtus täpselt jah, nii hästi meil selle tol hetkel oleva eksisteeriva külmiku kohale täpselt mahtus siin vahel. See oli suhteliselt ideaalne. Kui me eelmises osas saime diivani põhja ja voodi põhja valmis, siis seekord me lõpetasime selle töö sellega ära, et me panime sinna latthinge peale. Ehk siis nii-öelda põhimõtteliselt nagu kapi hinge, lihtsalt hästi pika, selle jaoks, et me saaks selle põhja nagu ilusasti püsti tõsta, et siis sinna alla panipaika ligi pääseda paremini. Ja siis asi, mida mina
elu sees ei oleks viitsinud teha. Palun rääkige ise oma meistriteosest. Olukord oli siuke, et kui ma kapi uksed lahti tegin, siis ma vaatasin, et mulle ikka ei meeldi see, et see puidust raam sealt välja paistab kõik. Peale seda, kui kõik on bussis sees kinni, põranda küljes, seina küljes, kõik on omavahel kinni, kapi uksed, kõik asjad on sees, kõik särgid on olemas, siis ta avastab, et see hakkas häirima. Ma lasen talle endal tutvustada tema geniaalset ideed, mis ta teha tahtis. Tema arvas, et on natuke kole see, et kui sa tõstad diivani üles, esiteks diivan käib ülesse ja natukene käib ülesse, ma ei näita veel. Et tema arvas, et see on kole, kui lihtsalt tavaline bruss paistab ja siis ta mingi 2,5 päeva õhtut möllas seda ja ta tegi siin bussis sükast asja. Palun väga, ta arvas, et on hea mõte bussis värvida brussid valgeks. Hakkama sain ju. Ei, muidugi said. Mina tõstsin käed üles ja mina ütlesin, et mina ei tegele sellega. Sinu mure. Kõik mu 2 päeva lõunad läksid, ei üks lõuna. Tund aega teipisin, teine lõuna vist värvisin ja siis 2 õhtut värvisin. No selg oli haige pärast, aga muidu sai tehtud. Ja siis meie selle saate viimaseks peatükiks on siis, või mitte peatükiks, viimaseks jupiks siin on siis see, et me paigaldasime ka pliidisahtlid sisse, mida teie kahjuks ja meie õnneks me ei filminud. Aga seal oli mitu peavalu. See oli ainult peavalu. Meil on praegu siukene asi. Mis nagu iseenesest näeb ju äge välja, aga kui sa hakkad nagu detailidesse süvenema, siis kapi uks kinni ei lähe ja tegelikult kui see välja tõmmata, siis ma ei tea, kas sa aru saada, aga ta on tegelikult, ta peaks niimoodi olema. Aga ta on niimoodi. 1,5 päeva ja siukene. Kuidagi ta saagisime. Kapp oli kreenis, siinid ei sõitnud, siine lasime kapi küljest lahti julgelt mingi 100 korda lihtsalt. Ma mõtlesin, et need kruvid ei lasegi sinna auku varsti enam kinni. See on mingi sõelapõhi on seal juba taga lihtsalt. Aga lõpuks ta ikkagi, nagu ma meeldib arvata, mis muster hakkab kujunema, et kõik rasked tööd annavad lõpuks hea tulemuse, väga hea tulemuse, et nii palju, kui inimesed praegu näinud seda, need, kes päris elus seda bussi näinud on, et kui selle pliidisahtli välja tõmbad, siis öeldakse, et see on küll äge ja uhke ja väga vinge ja selle üle lõpuks ise ka päris uhke. Vot, aga ega selle saatega ongi praegu jokk. Tulge vaadake veel viimased asjad ka ära ja siis äkki saate kunagi reisimist ka näha selle bussiga, kuidas seda bussi kasutatakse. Aga seni peame bussi valmis saama. Tšau! Tšau!